Tere! See videopostitus nüüd on järg eelmisele videole, ehk siis esimesele videole, kus minuga rääkis läbi audiosõnumi keegi, kuri vaimolend või siis teemon, kes oli üle võtnud ühe noormehe. Seda noormest lubas see vaimolend siis küüntega kinni hoida igati, mitte vabaks lasta. Ütles, et see noormees kuulub temale ja mina peaksin ta rahule jätma. Selliste asjadega kahjuks ei saa nõustuda. Kurjusele tuleb vastu seista ja aidata inimest, kes on mingisuguses sidumises või mingisuguses mures. Loomulikult peab inimene ise ka soovima muutust oma ellu. Inimene peab ka ise selleks hakkama samme astuma, et saaks vabaks sellest kurjusest või sellest sõltuvusest, mis tal parasjagu elus on. Ja see kurjus, kes selle noormehe on üle võtnud, ta proovib seda noormest igal erineval viisil hävitada. Olgu siis alkohol, lihtsalt niisama vaimne selline surve, pinge, hirmud, rõhumised, stress, depressioon. Ja kui inimene ise ei soovi astuda samme muutuste suunas, siis see abistaja või siis toetaja tahtest jääb väheseks. Kedagi ei saa vägisi sundida tegema oma elus muudatusi ja pöörama oma südame Jumala poole. See on iga inimese vaba valik. Antud noormehe sidumine oli pärit tema minevikust. Nii kaua, kuni tal on lahti valed uksed, siis nii kaua ka need kurjad vaimolendid temaga kaasas käivad ja proovivad tema elu hävitada. Nii palju võin ma teile öelda eelneva video jätkuks, et selle noormehe lool ei ole veel mingisugust konkreetset selgust, mis sellest noormehest päriselt saab. Kes siis võidab, kas võidab valgus või võidab pimedus. Tänasel päeval on pimedus tema sees kahjuks suurem kui valgus. Vaatamata nendele läbielamistele ja appihüüdmistele eelmises videos, mida ta koges 31. oktoobril, kui see kuri vaim tema läbi rääkis, ei soovi see noormees oma elu veel muuta ega Jumalale anda. Ma panen teile selle audio ka, kus ta ise ütleb, et ta soovib jätkata seda sama teed. Ma ikkagi otsustasin, et ma elan oma vana elu edasi ja mitte niimoodi nagu igapäevaselt jokki täis olles, vaid niimoodi, et nädalavahetuste vahepeal pidudel ja uue aasta õhtul ja jõuludel natukene. Et ma arvan, et ma ei ole valmis selleks veel. Et see on natukene minu jaoks natukene liig. Ma arvan, et ma astusin liiga varakult sinna teekonnale, arvasin, et see on natukene kergem, aga tundub, et see on nagu raskem selles suhtes, et selles suhtes nagu aitäh sulle abi eest, aitäh kõige eest, mis sa minu jaoks tegid. See on minu jaoks väga tähtis. Aitasid väga paljudes olukordades mind välja, aga ma tunnen, et ma tahan vahest napsu võtta ja suitsu teha ja need antidepressandid samamoodi peal ja ma lihtsalt nagu reaalselt tahan nagu sukest sellist elu elada, et ma saan vahepeal tüdrukuid külla kutsuda ja veini juua nendega ja näiteks reede laupäev või mis iganes, mitte nädala sees vaata. Kõige tähtsam on praegu põhiprioriteet on see, et ma leiaksin töö, saaksin oma lastega koos olla, see minu jaoks praegu kõige tähtsam. See väljaütlemine oli tehtud kaine peaga ja see oli tema otsus. Jumal Jahve ei sunni ennast inimestele peale, aga ta annab selgelt mõista inimesele vali elu, vali õnnistus, mitte surm ega needus. Lõpetuseks on sellele noormehele öeldud, et kui ta soovib sellest porimülkast päriselt välja tulla ning ta soovib ka oma elu päriselt muuta, siis kontaktid on tal olemas. Mina isiklikult temale selga ei keera. Mul on siiralt kahju, et ta otsustab veel oma elu põletada sellisel viisil, nagu ta seda parasjagu teeb. Läbi alkoholi ja läbi sellise lihtsalt
kodus istumise ja olemise. Vägisi kedagi Jumala juurde lohistama mina isiklikult ei hakka. Ja ma arvan, et mitte ükski töötegija, kes on lepingus ka Jumalaga, ei hakka vägisi mitte kedagi sundima Jumala juurde või Jumalaga kontakti otsima ja oma elu muutma. Inimesel peab jääma vaba tahe. Mõni võib-olla mõtleb, et aga sa raiskasid ju temaga aega. Minu jaoks ei ole ühegi inimesega tegelemine, aja raiskamine. Kurb tõsiasi on aga see, et kõiki inimesi ei saagi aidata. Aga nendele inimestele, kes abi paluvad, nendele inimestele tuleb anda võimalus. Kui inimene soovib ikkagi ja ta ütleb, et ta soovib oma elu muuta, siis tuleks selle inimesega ka selles osas tegeleda ja aidata teda, toetada. Aga kõiki asju ei saa tema eest ka ära teha. Mingid asjad peab ikkagi see inimene ise ära tegema, mingid otsused ja sammud tuleb tal ikkagi endal tegema hakata. See on vaimne sõda ja piibel ütleb ka, et meil ei ole sõdimist liha ja verega, vaid taevaaluste kurjade vaimudega. Kui inimene on vaimselt nõrk, siis on ta ka ebastabiilne oma otsustes. Ta on nagu tuulelipp, keda on võimalik kõigutada ja lehvitada siia sinna. Näiteks jõusaali treeningud või mis iganes treeningud, millega inimene kavatseb alustada, siis esimesed kuud ongi väga rasked. Ja väga kergesti tekib loobumise tunne või siis allaandmise tunne, et ma enam ei jõua. Lihased on nii valusad ja lihtsalt ma ei jõua. Aga see läheb üle. Kui sa suudad selle piiri ületada, siis see tunne läheb üle. Ja lõpuks on see, et sul hakkab see asi meeldima, sa hakkad seda kaifima, nautima ja sa liigudki rõõmsalt edasi. Aga see on üks suur selline vaimne pingutus ka, et muutused ei tule kergelt. Alati on mingisugune võitlus ja kõige hullem, kes vastu paneb, ongi seesama liha, mis on harjunud elama mugavustsoonis, mitte midagi võib-olla tegema ja nautima mingisuguseid ihasid, himusid, aga vaim on nõrk. Ja kui vaim on nõrk, siis seda vaimu tuleb tugevdada. Ja seda saab teha ainult läbi Jumala sõna. Sest Jumal annab jõu ja tugevuse ja väe muutumiseks. Nüüd vahetult ennem, kui ma seda videot tegema hakkasin, tuli sellelt noormehelt ka audiosõnum, uus audiosõnum, kus ta ütleb seda, et ta ikkagi enam ei jõua. Et ta enam ikkagi ei jõua seda alkoholiku elu elada ja ta tahab muutuda. Ta tahab sellest august välja tulla ja palub abi. Ei, ma ei taha seda alkoholiku elu elada. Ma tahan sellest välja saada. Palun aidake mind aimuriga, et ma tahan terveks saada. Ma ei taha seda. See viib mu põhja ja ma ei taha seda lihtsalt. Ma nägin, mis reedel juhtus. See oli ajuvaba lihtsalt. Ma ei taha seda elu enam. Sellisel puhul on see tõesti, et tulebki uuesti alustada nullist ja vaadata, kuidas see tema selline liikumine ja liikumistrajektoor nagu kulgeb. Et kõrvale lükata sellist inimest lihtsalt ei saa, vaatamata tema jukerdustele ja tema sellistele tegevustele, mida ta tegi. Et selles suhtes ka, kui teil on inimesi, keda te aitate või toetate, siis olge nende inimestega kannatlikud. Sellepärast, et ma ütlen veel kord, saatan üritab igal võimalikul moel neid inimesi enda küljes hoida. Ja ta teeb selleks väga palju. Ja see kõik toimub ju vaimses maailmas. Nii et ärge lükake neid inimesi kõrvale, sellepärast, et piibel ütleb ju seda, et kui me oleme andnud oma elu Jumalale, siis meil tegelikult ei ole omal elu. Et me olemegi nagu sellised inimesed, kes peavad märkama inimesi, kes peavad märkama abi vajavat inimest ja neid tõesti aitama ja toetama. Vastavalt loomulikult oma võimalustele, sellepärast, et eks igal inimesel on ka omad mingisugused piirid,
aga selleks on ka teised usklikud olemas, selleks ongi kogudused ka olemas, kus kohas inimesed saavad käia, koos olla ja osaduses olla, eks ole. Aga need kogudusi kahjuks on ka selliseid, mida tuleb ikkagi tikutulega taga otsida ja vaadata, kuhu tegelikult käima hakata. Et igale poole mina isiklikult ei soovita minna. Et sind pannakse sinna pinki istuma ja sa jäädki sinna lihtsalt istuma ja kuulama pastorit ja sa absoluutselt mitte kuskile ei arene. Nii et selle noormehe lugu läheb veel edasi. Võib-olla kunagi saab ka teha uue video temast. Võib-olla ta kunagi annab ka ise selle kohase tunnistuse, kui ta on vaimselt tugevaks saanud ja kui ta on sellest porimülkast välja tulnud. Aga nüüd järgmine näide, mille ma välja toon, on aastast 2025 algus. Minuga kirjutas 2025. aastal veebruarikuus jälle üks kurjus või siis mingisugune kuri vaim, kes oli võtnud samuti üle ühe meesterahva, kes oli alkoholijoobes. Selle meesterahvaga tutvumine või siis muutuse lugu minu jaoks sai alguse aastast 2024, kus ta pöördus alkoholisõltuvuse probleemiga minu poole. Ta kirjutas mulle. Ta tunnistas, et tal on alkoholisõltuvus ja ta ei saa sellest lahti. Tal oli peal ka mingit sorti masendus, kuna ta oli alles noorusklik, ta oli alles usule tulnud tegelikult ja tema elus olid olnud erinevad sellised sündmused ja olukorrad, mis tema elu ka mõjutasid. See meesterahvas küsis minu käest, kas ma saaksin teda aidata, tema vabanemise eest palvetada. Ma hea meelega oleks saanud selle inimesega ka personaalselt kokku, aga tollel päeval, kui ta minuga ühendust võttis, siis ei olnud see kahjuks võimalik. Ja kuna vahemaa jälle oli ligi 100 kilomeetrit, siis meie suhtlus käis üle interneti. Ma tegin sellel päeval, kui ta abi palus ja kui ta oli alkoholijoobes, siis ma tegin ühe audiofaili. Ma lugesin sinna sisse konkreetse sõnumiga palve, mis peaks mõjuma. Vaimumaailmas ei ole vahet, kus keegi viibib või kus keegi on. Sa ei pea olema füüsiliselt selle isiku kõrval või siis kohal samas paigas, kus kohas on tema. Ja see palve, mida ma tegin, see palve oleks tegelikult jõudnud ju kohale ka ilma audiofailita. Aga ma teadlikult tegin selle audiofaili, kuna siis see noormees või see meesterahvas saab seda vajadusel ka mitmeid kordi üle kuulata. Ja seda sama ma ka talle soovitasin, et kui olukord läheb jälle raskeks, siis ava see audiofail ja kuula seda audiofaili. Sellepärast, et sõnadel, mis selles audiofailis olid, nendel sõnadel on vägi. Ja see pidi mingit mõju ikkagi selle meesterahva elus avaldama. Ja mis puudutabki sõnu, siis sõnadel ongi vägi. Et sellepärast ka vaadake, armsad inimesed, ette, mida te suust välja räägite. Juhtus nii, et mõned päevad hiljem see meesterahvas andis mulle tagasiside. Tema elu hakkas muutuma ja alkoholi vastu ta enam huvi ei tunne. Kõik oli tema jaoks ilusaks läinud. Ja mul oli sellele ainult hea meel. Soovitasin talle ka, et ta võiks hakata käima mingisuguses kodu ligidal asuvas koguduses või kohas, kus kohas tulevad usklikud kokku ja uurivad Jumala sõna koos. Ta ütles, et ta kunagi käis paaril korral sellises koguduses, aga pidi pettuma, kuna ühes kristlikus koguduses, kuhu ta siis sisse astus, piltlikult öeldes tõmmati ta jalust maha. Ehk siis ta oli üllatunud ühes juhtumis. Ja see tekitas temale sellise koguduse vastu negatiivse tunde. Noore usklikuna arvas ta, et kirikus või siis koguduses peaks kõik olema selline puhas kõik ja kõik peaks olema sellised pühad inimesed. Nad tulevad kokku ikkagi ju Jumalat ülistama ja Jumalat kiitma ja ilmselgelt on inimesed ju ilma patuta. Ja ei tegutse enam siis Jumala sõna vastu ja ei ela samuti ka patus. Vähemalt need inimesed ei peaks enam elama patus
kes on vastutavad mingite töö tegemiste eest või teenistuste eest koguduse sees. Juhtus aga nii, et selle koguduse ülistuse juht, kes muide oli abielus, oli teinud kerge sellise kõrvalpõike jänesehaagi sellele meesterahvale lähedase inimesega, kellele siis see meesterahvas läks rääkima, et kuule, minust on saanud usklik, minust on saanud parem inimene ja ma käin nüüd koguduses. Ja siis tuligi talle see hoop piltlikult öeldes vastu pead, kus selgus, et selle sama koguduse ülistusjuht oli piltlikult öeldes siis tiiba ripsutanud selle meesterahvaga lähedase inimesega siis. Vot sellised lood juhtuvad ja need ei ole mingisugused esmakordsed juhtumist. Et neid on ju, nagu te teate, ajakirjanduses Jaan Tammsalu on teinud selliseid kõrvalpõikeid, need on veel, kes selliseid kõrvalpõikeid on teinud. Ja selline asi ei mahtunud selle meesterahva mõistusesse, et kuidas siuke asi on võimalik ja see tõmbas teda jälle rajalt maha. Nii et lugupeetud pastorid, kes te seda videot võib-olla juhtumisi vaatate, siis tehke enda koguduses sellist täpsemat ja tihedamat kontrolli. Teil peaks olema ju püha vaim, kes teile annab infot mingisuguste eksimuste asjade eest, kui te olete Jumala sulased, siis teil peaksid ju sellised tundlad olema pidevalt püsti ja te peaksite sellist infot ju kuskilt Jumalalt saama, et koguduses vohab patt. Ja vaadake, keda te tegelikult teenima panete, keda te lubate teenida inimesi ehk Jumala rahvast. Sellepärast, et kui patt on koguduse sees ja vohab seal, ja neid kogudusi täna on väga palju, kus kohas sellised asjad aset leiavad. Abielurikkumised, igasugused abielulahutused, kus kristlikud paarid lihtsalt ei suuda üksteisega koos olla ja elada ega taluda üksteist enam. Te olete andnud ennast saatana meelevalda. Ja sellistel inimestel ei ole tegelikult mingisugust õigust olla teenistuses. Ja piibel räägib sellest. See ei ole minu välja mõeldud mingisugune jutt siin. Ma nüüd lähen selle meesterahva looga edasi. 2024. aastal peale siis seda vabanemispalvet, kui ma saatsin talle selle audiosõnumi, siis kuni 2025. aasta veebruarikuuni oli sellel meesterahval elu ilus. Ta ei tarbinud alkoholi, ta tegi korralikult tööd. Me vahetasime ka mõned korrad sõnumeid ja küsisin tema käest, kuidas tal läheb, kuidas tema olemine on ja jätkuvalt püsis see meesterahvas kaine. Kuni siis veebruaris, kui ta mulle kirjutas. Ja ta kirjutas mulle, et tal on vist usk Jumalasse kadunud. Ja see oli minu jaoks muidugi loomulikult jälle üllatus, kuidas saab ära kaduda Jumalasse usk, kui sa tegelikult koged midagi, kui sa saad vabaks sõltuvusest, millest sa vaevled ja sa saad sõltuvusest vabaks ühe ainsa palvega, et kuidas siis usk niimoodi kiiresti ära kaob. Aga näete, ka see on võimalik ja saatan teeb korralikult tööd. Ja kõik hakkas tal allamäge vedama. Ta mainis, et ta tuleb nädalavahetusel Tallinnasse. Ma küsisin, millal ta tuleb. Et mis päev see on, millal ta Tallinnasse tuleb, et siis võiks temaga kokku saada ja palvetada tema eest ja küsida siis, mis siis juhtus. Aga ma sain meie kirjavahetusest ja sellest tekstist aru seda, et ta oli alkoholi tarbinud sellel hetkel. Ja ma märkasin, et tema profiili nimi, kui tema profiili nimi oli mehe nimi, siis ühel hetkel muutus see mehe nimi naise nimeks. Ja selle naise nimi oli Maria, kes minuga rääkis. Ma küsisin, ma tegin kohe screeni sellest ja ma küsisin, et kuule, miks sinu nimi on Maria siin Messengeris? Ja temale muidugi ei mahtunud see pähe, et ma üldse niimoodi küsin. Sellepärast, et tema ütles, et tema ei ole mitte midagi, ühtegi nime ära vahetanud. Ja ma saatsin talle selle screeni ja tema oli üllatunud. Me veel põgusalt rääkisime ja ta küsis minu käest himude kohta. Ja ta küsis, et miks Jumal kiusab inimesi.
ta küsis ka ühe huvitava sellise küsimuse, olgugi, et ta ise väga hästi seda teab. Kas silmahimu on patt? Ma vastasin talle piiblist kirjakohaga. Ja ma panen teile selle screeni ka siia nüüd vaatamiseks. Ja peale seda screeni panemist ja Jumala sõnaga nagu vastamist läks tema jutt minu jaoks veidraks. Ta küsis, kas silmahimu on patt. Isegi silmavaade on patt. Ja siin ma vastan talle kirjakohaga Jaakobuse 1. Ärgu kiusatav öelgu, Jumal kiusab mind, sest Jumalat ei saa kiusata kurjaga, tema ise ei kiusa kedagi. Pigem on nii, et igaüht kiusab tema enese himu, ahvatledes, peibutades. Kui seejärel himu on viljastunud, toob ta ilmale patu, aga täide viidud patt sünnitab surma. Ärge eksige, mu armsad vennad. Kuna mulle ei meeldi purjus inimestega väga suhelda, sellepärast, et ei ole mõtet argumenteerida purjus inimestega, sest nad lihtsalt ei mõista teatud asju, kui neile selgitada. Ja mingil hetkel juhtus siuke lugu, et ta võeti nipsust üle. Ja kirjapildist, mida ma siin screenina ka teile esile toon ja välja toon, on selgelt näha, et selle mehe näpukestega kirjutab hoopis keegi teine tegelane. Ja nüüd ma panen mõned screenid siia ekraanile ka meie vestlusest. Ma loen need teile ette. Ja te võite ise tunnetada, kes minule vastu kirjutab. Ja olgu veel öeldud, et minu vastused on sinises kastis. Inimene pole enda teha. Inimene on lihtsasti ülevõetav. Inimene on loll. Inimestel on antud valik. Inimene teeb alati valiku enda meele järgi, oma patu iha järgi. Kui on olemas Jumal, siis kus ta nüüd on? Alles siis, kui on aeg karistada. Jumal on siis karistaja. Ja mina vastan talle, inimest ei saa nii lihtsalt üle võtta. Kui sa hoiad uksed kinni, siis ei saa inimest üle võtta. Kui inimene eksib Jumala seaduse vastu, siis ta avab uksed ja saatanal on õigus tulla inimese ellu. Nii kaua, kuni uksed on kinni, saatan ainult saab koputada ukse taga. Aeg karistada siis, ma olen teemon. Ma rikun inimeste elusid. Inimese elu on 0. Loe selgelt on kirjas, et Jumal ei kiusa kedagi. Usub, mida parasjagu soovib. Teemon ütleb, minu käes on inimese elu. Mis on teil? Sul pole mitte midagi. Ma olen patt, mis valitseb sinu üle. Kui ongi olemas Jumal, siis kus ta praegu on? Miks ta vaatab pealt, kuidas ma hävitan inimese elu? Kelle elu sa hävitad, küsin mina. Elu ongi juba hävitatud. Sa ei saa midagi teha. Loodad vaid oma Jumalale, et tuleks appi. Ja mina küsin, kas sina oled Jumal? Tema vastab, ma olen Jumala poolt ära põlatud ja sina oled antud hing. Ma küsin, mis on sinu nimi? Mis sul sellest? Sa oled kõigest inimene. Sa pole mitte keegi. Inimene, ei muud. Su usk on naeruväärne. Ma olen igas su räpasemas mõttes ja võidan sind alati. Sa läksid närvi, nõrk. Sa oled ikkagi inimene ju. Kui tuleb viimne kohtupäev, millest te siin räägite, siis ma ütleks, et see viimne kohtupäev venib juba mitu tuhat aastat ja venib edasi. Sina ja su usk ei jõua kuigi kaugemale, kui ainult elate seaduse kuulekat elu. Isegi praegu sa lülitasid oma telefoni välja, et mitte lugeda minu kirja, nõrk nagu ikka. Ja nüüd vastab see noormees ise. Mida kuradit, mina pole sellist teksti kirjutanud. Ja mina vastan talle. Nüüd sa näed ja saad aru, et sind võeti üle. Ja see noormees vastab, õudne joomine, palun vabandust. Siin ma küsin selle meesterahva noorme käest, et millal ta tuleb Tallinnasse. Ta ütleb neljapäeval. Ja siis küsib, mis sa saad sellest, kui inimene tuleb? Ja mina vastan, sest ta pidi tulema. Ja nüüd vastatakse mulle, see, keda sa tead, on juba ammu vaimselt surnud. Aga mina vastan talle, Jeshua verevägi toob ta tagasi elule. Ja kui see noormees tuli tagasi nüüd iseendasse,
siis ma vastasin talle, et ma palvetasin, et Jumal puudutaks sind oma püha vaimu kaudu ja et ma tean, et sind võeti üle ja et see ei üllata mind. Ja küsin veel, kuidas sinuga nüüd on lood. Ja see noormees, meesterahvas siis vastab, ma olen väga pettunud, häbi, kuidas ma küll sain nii kirjutada. Te nüüd nägite neid skriine, mis siis kurjus kirjutas ja te panite tähele ka seda, et ta ütles, et minu kohta ütles, et sa oled nõrk, et sa panid ära, sa läksid närvi. Siis ma võin nii palju vastata, et mul ei ole mitte mingisugust huvi ega tahtmist teemoniga pikalt rääkida. Kui inimene on seotud, kui inimene on üle võetud, siis tuleb alustada kohe palvetamist, sõitlemist selle kurjuse vastu. Et inimene võimalikult kiiresti saaks tagasi iseendaks, ehk siis, et ta vabaneks uuesti sellest kurjuse küüsist. Ja sellepärast ka ma ilmselgelt panin selle vestluse kinni ja hakkasin palvetama. Ja siis ühel hetkel see noormees tuli tagasi iseendasse ja ta kirjutaski, et tema seda ei kirjutanud. Ja ma tahan lihtsalt öelda võib-olla täpsustuseks seda, et kui minu sees ei oleks Jumala püha vaimu, kui ma ei oleks Jumalaga nii nüüd lepingus, ehk siis vaimses lepingus, siis ei oleks võimalik inimesel endal teemonitega võidelda, ehk siis kurjusega võidelda. Sest et inimene ise ei suuda mitte midagi. Inimese võimekus siin maailmas tegelikult on piiratud. Ja ongi see, millistele vaimolenditele olete siis alistunud. Kas sa oled Jumala oma või oled sa kuradi oma. Ja saatan ehk kurat, tema on valetaja algusest peale. Ta valetab. Ta teab tegelikult, kes tema vastas tegelikult on. Aga ta valetab. Ja niimoodi tegi ka tema. Ja tegi selles esimeses videos samuti, kus ta tegelikult ütles, et ta saab jagu. Ta ei saa jagu nii kaua, kui mina hoian oma uksed kinni. Ehk siis, kui mina ei lase pattu oma ellu ega ei lähe vastuollu Jumala seadusega. Nii kaua ta võibki ukse taga prõmmida ja ta ei saa sealt sisse. Piiblis on näide üks kirjakoht, kus vist olid need Skeua pojad, kes üritasid kurje vaime välja ajada ja üritasid seda teha oma lihalikust tahtest, mitte koos Jumala vaimuga. Ja nad said korralikult peksa. Et see kirjakoht on Piiblis olemas ja selle ma võib-olla loen teile ka ette. Aga mõned rändajad juudid, kes vaime välja ajasid, katsusid lausuda isand Jeesuse nime nende üle, kelles oli kurje vaime, üteldes, ma vannutan teid Jeesuse nimel, keda Paulus kuulutab. Seda tegid ühe juudi ülempreestri Skeua 7 poega. Ent kuri vaim kostis neile. Jeesust ma tunnen ja Paulust ma tean, aga kes teie olete? Ja inimene, kellel oli kuri vaim, kargas neile kallale, sai võimust nende üle ja võitis nad ära. Nii et nad alasti ja haavatuna põgenesid sellest kojast. See lugu sai teatavaks kõigile juudidele ja kreeklastele, kes elasid Efesoses. Ja hirm langes nende kõikide peale ja isanda Jeesuse nime kiideti suureks. Ma toon teile veel ühe näite, kuidas vaimolendid Messengeri kaudu toimetavad. See juhtus alles 3. detsembril aastal 2025, kui mulle kirjutas üks naisterahvas, kes soovis abi. Ta ütles, et ta on natukene oma eluga sassi jooksnud ja palus abi. Me kirjutasime, põgusalt rääkis ta ka ära oma loo ja tema loost sain ma teada, et sel naisel on lahti samuti valed uksed oma elus. Sest ta tegeleb ja on tegelenud asjadega, millega tegelikult ei tohiks tegeleda. Ja see vaimolendite armee ilmselgelt on selle naise elus päris aktiivselt tegutsemas. Ma kirjutasin talle ja küsisin, et kas ta on nõus kokku saama. Et ma räägin sulle, kuidas sinu ellu tuleb muutus ja mille kaudu tuleb muutus. Ehk siis ma mainisin talle seda, et ainult koostöös loojaga, Jumalaga, saad sa oma elu täielikult muudetud. Aga sa pead seda ise tahtma ja sa pead ka ise liikuma hakkama selles suunas. Sellepärast, et omast jõust sellistest pimedatest, mülgastest välja ei saa tulla.
sul peab olema selline seesmine ressurss ja selle ressursi ja selle jõu annab ainult Jumal. Ehk sinu taevane isa, kes teab täpselt, millises augus sa oled, kes teab täpselt, mismoodi sind aidata ja mismoodi sinu haavad ära lappida. Ja kuna ma rääkisin talle Jumalast, siis ühel hetkel ta ütles, et ma pean minema praegu eemale, aga ma õhtul kirjutan sulle vastuse, et kas me saame kokku ja millal me saame kokku. Et ma kirjutan sulle õhtul, et praegu tuli mul perekond külla ja nad lähevad rääkima oma vahel. Kui ta ära läks, siis circa paari minuti pärast tema Facebooki konto nimi muutus. Messengeri aknas muutus samuti tema nimi. Naise nimest, kes mulle kirjutas, tema nimest sai nüüd selline nimi, mida te kohe ekraanil näete. Ja selleks nimeks oli lõpeta ära. Ma sain hetkega aru seda, et see sõnum oli konkreetselt mõeldud minule. Ja seda ei kirjutanud see naine, vaid teda võeti jälle murdosa sekundi vältel üle. Kui ta õhtul mulle kirjutas, siis oli tema nimi tagasi jälle see endine nimi, millega me kirjutasime. Ja ma esitasin temale küsimuse, mida te näete ka siin ekraanil. Ma küsisin selle naisterahva käest. Küsimus sinule. Miks sa peale minu esimest pikka kirja muutsid oma Facebooki nime? Panid sinna nimeks lõpeta ära. Ma tajusin, et see muutus ei tulnud sinult, vaid keegi teine tegi seda sinu näpukestega. Nüüd muutsid tagasi nime ja oled nüüd sina ise. Ja nüüd selle naisterahva vastus minule. Ma pole nime praegu muutnud. Ma olin vahepeal telefonist eemal. Mürasin plikadega. Seega ma oma telefoni lähedal polnud. Kas päriselt minu nimi muudeti? Ja siis ma talle kirjutasin, et see nime muutus tuli vahetult kohe pärast seda, kui sa otsustasid, et sa lähed korraks ära ja vastad mulle õhtul. Need on need lood elust enesest. Ja võib-olla on nii mõnelegi inimesele need lood selliseks õpetuseks või siis kasuks, kas kristlase elus või muidu ilmalikus elus, et ta otsustab oma elu muuta. Kui need 2 videot veel ei ole pannud sind mõtlema, et vaimne maailm on reaalne ja inimesi võidakse nipsust üle võtta, siis järgmises videos on juba näha reaalsed videokaadrid sellest, kuidas inimene manifesteerub. Kui tema seest ajada välja kurja vaimu või siis teemonit. Paljudele ilmalikele inimestele on sellised lihtsalt jutuna räägitud lood võib-olla ulmevaldkond. Kui ma lihtsalt räägiks neid lugusid ilma näideteta, siis oleks võib-olla väga suur oht, et naerdakse välja või siis kutsutakse kiirabi järgi või soovitatakse minna rohelise plangu taha ravile. Et selliseid asju meil maailmas ikkagi ju ei juhtu. Et keegi võtab inimese üle ja kirjutab veel mingisuguse teksti. Aga kahjuks neid asju juhtub, sest vaimne maailm on reaalne ja vaimud otsivad inimkeha, kuhu siis sisse minna ja kuidas siis hakata seda inimest mõjutama ja läbi tema tegutsema. See on reaalsus kahjuks. Ja nagu te näete, siis reaalsus on ka see, et need kõik asjad, need sündmused toimuvad murdosa sekundite vältel, kui inimene üle võetakse. Ja reeglina juhtuvad need asjad siiski selliste inimestega, kes on iseennast avanud nendele kurjadele vaimolenditele. Kas siis läbi mingite sõltuvust tekitavate ainete, narkootikumid, erinevad sellised seenelised, mida siin ka väga populaarselt kasutatakse, et kogeda seda vaimset maailma või hallukaid, või siis mingisuguste veidrate eneseabi õpetuste või praktikate kaudu, mida meil ka siin Eestis on massiliselt täna saadaval suure raha eest. Ma panen teile siia ekraanile nüüd ühe näite, mis mulle endale pidevalt silmade ette jookseb. Ja üks kursus, hüpnotisööri kursus ja
vaadake seda hinda, lihtsalt vaadake seda hinda, mida inimesed on nõus maksma selle eest, et saada hüpnotisööriks ja hakata siis teisi inimesi hüpnoosidega mõjutama. Olgu veel öeldud see, et läbi selle tegevuse inimene avab ennast vaimolenditele. Ja mis iganes siis juhtuma hakkab selle inimese elus, kes esiteks seda praktiseerib ise ja seda teenust müüb või nendele inimestele, kes seda teenust tarbivad. Te ise avate ennast kurjusele ja vaimolenditele. Jah, te võite saada sealt mingil määral abi, aga kahjuks kurat ihub teie hinge peale hammast. Nii et olge hoiatatud. Ja kahjuks need õpetajad, kes selliste asjadega tegelevad, nad ise seda ju ei tea tegelikult. Nad ise on täpselt samuti eksitatud ja elavad pimeduses. Ja kui ma räägin mingitest vaimsetest õpetustest või praktikatest, siis ma pean silmas pigem seda uue vaimsuse ehk New Age ajastu kiireid elu muutvaid õpetusi ja praktikaid, millega inimeste kõrvasid sügatakse ja neid kutsutakse siis neid praktikaid tarbima ja endale siis õppima neid tegevusi, neid praktilisi selliseid oskusi omandama. Aga seal tegeletakse universumi energiaga ja universumi vaimolenditega. Kahjuks on inimeste ajud täna nii ära pestud, et neil puudub absoluutselt loogiline mõtlemine. Need niinimetatud vaimsed valgustunud teejuhid ütlevad, et universum ongi jumalik ja jumal on ju igal pool. Sest et see on tegelikult ju tõsi. Jumal on selle universumi ja kõik tegelikult loonud. Seal ei ole mitte midagi selles mõttes väära. Ma kunagi ise tegelesin selliste jamadega ja selliste vaimsete praktikatega. Ja ma uskusin seda juttu, mida vaimsed õpetajad mulle rääkisid. Siiralt uskusin, et me saame kasutada vaimset universumi energiat ja see kõik tuleb ühest allikast. See on imeilus, kõrvu paitav jutt. Ja mina isiklikult läksin selle orki. Ja ma võin öelda ka täna, et kõik töötab. See, millega sa tegelema hakkad, sinna tulevad vaimolendid taha ja ilusti aitavad sind. Aga sa pead maksma ka mingisugust hinda selle eest oma eluga. Ja täna ma julgen sellele tegevusele väga tugevalt ka vastu seista. Sellepärast, et universum on väga laiahaardeline mõiste. Seal on väga palju erinevaid vaimolendeid ja erinevaid vaimseid jõudusid, kes siis väga sooviks, nagu ma ennem ütlesin, saada omale keha. Et siis läbi selle keha hakata toimetama. Läbi meditatsiooni, mis tegelikult on ju tõlkes mõnes mõttes meditating, on ju mõnes mõttes nagu palvetamine. See on selline rahulik iseendasse vaatamise tegevus tegelikult, see meditatsioon. Et see meditatsioon iseenesest ju see, kui sa seisatad korra, peatud, rahulikult hingad, lihtsalt oled paigal ja koged midagi, siis iseenesest ju see ei ole halb. Lihtsalt seisatada, tunnetada ja kogeda. Aga kui sa oled avatud sellistele välistele jõududele ja vaimolenditele ja sa ei pane õiget aadressi, kui sa ei tee seda koostöös oma loojaga, Jumalaga, kes on loonud inimese ja kõik, mis on selles maailmas siin nähtav veel, siis sa võid tõmmata läbi selle meditatsiooni ka sellist informatsiooni, mis on täielikult vale ja mis on täielikult eksitav. Kahjuks seda paljud ka täna praktiseerivad ja õpetavad siis ja jagavad seda oma, ma ei tea, praktikumides ja küsivad selle eest mõnusalt raha teie käest. Ma tahan sulle veel öelda ühte asja ja rääkides siis aadressidest ehk siis õigesti palvetamisest või õige niinimetatud aadressi panemisest palve kaudu, siis ma toon sulle võrdluseks lihtsalt ühe postiteenuse näite. Kui sina saadad kirja või postipaki, siis reeglina sa paned sinna ju aadressi peale.
või kui sinule saadetakse postipakk, siis täpselt samuti on paigas aadress, kus kohas sa selle paki kätte saad, eks. See on loomulik. Kui nüüd sellele postipakile või kirjale pannakse peale mingisugune vale aadress või jäetakse üldse aadress panemata, pannakse lihtsalt maja number ja ma ei tea, linn näiteks, siis juhtub see, et see postipakk ei lähe mitte kunagi sellele õigele inimesele kohale. Täpselt samuti kehtib see asi ka vaimses maailmas. Kui sa teed palveid universumile, universumi allikale, siis võid sa kindel olla, et neid abistajaid, kes sulle abikäe ulatavad, neid on väga palju. On tõesti võib-olla sellised head vaimolendid, aga reeglina tahavad inimest üle võtta ikkagi kurjad vaimolendid. Samamoodi kehtib see asi palvetades. Kui sa lähed palvesse lihtsalt sõnadega universum aita või kõikvõimas universum, palun täida minu 10 soovi, siis võid sa kindel olla, et neid abistajaid sealt vaimsest maailmast tuleb sinu ellu väga erinevaid. Ja alati ei pruugi kõik olla head, sest nagu ma ütlesin, kurjad vaimolendid soovivad kehastuda ja sind üle võtta ja läbi sinu siis hakata teisi inimesi mõjutama, teisi inimesi eksitama ja valele teele juhtima ehk sellest jumalikust allikast eemale. Kui sa soovid palvetada Jumala poole, looja poole, kes päriselt on loonud kogu selle maa, kõik, mis siin on, kaasa arvatud universum ise on ju, siis peaksid sa panema õige aadressi. Ja sa peaksid seda tegema siis Jumala poja Jeshua nimel seda palvet alustama. Ja sa lähedki palvesse, ütled, Jumal, kõikvõimas looja või taevane isa, ma tulen sinu ette sinu poja Jeesuse või Jeshua nimel. Palun aita mind, palun võtta ära minu raskused, anna mulle andeks minu patud, et ma olen eksinud, et ma olen astunud valele teele, palun juhi mind õigele teele. Ja nii edasi ja nii edasi. See aadress peab olema õige. Siis see sõnum läheb ka kohale ja asjad hakkavad sinu elus muutuma. Kui sa aga lähed oma, ma ei tea, palves või vaimses praktikas selliste sõnadega universum aita, siis kolinal võivad tulla mingisugused viirusekandjad sinu ellu. Üks tõbi läheb ära, aga 7 tükki tuleb asemele. Näiteks vaimolendid saavad inimestele ligipääsu veel hingetraumade, depressiooni, stressi, hirmude kaudu. Samuti rasked liiklusõnnetused, mis on seotud sellise vaimse ja füüsilise traumaga, soodustavad erinevate vaimolendite ligipääsu inimihusse või kehasse. Ühe lausega võiks võib-olla kokku võtta selle, et kui inimene elab lahus Jumalast, oma taevasest isast, kes meeletult armastab sind, siis sellest lahusolekust piisab, et kurjad vaimud saavad sind mõjutama hakata. Nad ei pruugi tulla sinu sisse esialgu, aga nad hakkavad mõjutama sind väljapoolt, sinu mõtlemist, sinu arusaamist, võib-olla elust, olust, üldse ümbruskonnas. Kõik saab alguse sinu peast tegelikult ja edasi läheb juba asi tegude peale. Ja need vaimolendid töötavad siin maa peal elavate inimeste läbi, kes on siis ennast enda teadmata andnud tööriistadeks ja oma kehad andnud kasutada nendele vaimolenditele. Nemad nimetavad ennast maapealseteks võib-olla valguse töötajateks, kanaldajateks, nõidadeks, reiki õpetajateks, hüpnotisöörideks, šamaanideks, selgelt nägijateks, konstellöörideks. Ja pange nüüd väga hästi tähele. Kahjuks pean ma mainima ka seda, et läbi osade kristlaste, kes ei ole Jumalale, Jumal Jahvele alistunud, ka neid on võimalik üle võtta ja saatan kasutab neid väga osavalt enda tarbeks ära. Kristlased samuti ei ole pääsenud sellest, et kurjad vaimud neid ründaks. Et kui sa ikkagi tegeled valede asjadega ja sa ei ole oma elu rajanud Jumala sõnale, siis oled sa liikuv märklaud.
ja nii kurb, kui see ka pole. Ja kahjuks need liikuvad märklauad ehk siis kristlased tekitavad ka selles Kristuse ihus väga palju sellist probleemi. Aga see on kuradi taktika ja sest tema külvab oma seemneid igale poole. Nii et olge väga tähelepanelikud ja mina soovitan seda, kui keegi ütleb ja nimetab ennast kristlaseks või siis usklikuks, siis minu soovitus on see, et jälgige seda inimest kõrvalt. Vaadake tema elu, vaadake, mismoodi tema tegutseb. Vaadake, kas ta ropendab, kas ta teeb suitsu, kas ta tarbib alkoholi ja üldse, kuidas ta suhtub võib-olla oma ligimestesse, lähedastesse. Jälgige. Ja kui sa näed selliseid sümptomeid, mis on kurjusel, siis sa tead tegelikult, et see inimene on avanud endale valed uksed. Ja tema elus piltlikult öeldes kolistab mingisugune kurivaim. Ja piiblis on üks kirjakoht, mis ütleb, et katsuge vaimud läbi. Mitte iga vaim ei ole Jumalast. Õpetussõnad 16.2. Kõik mehe teed on ta enese silmis selged, aga issand katsub vaimud läbi. 1. Johannese 4, lõigust 1. Armsad, ärge usaldage iga vaimu, vaid katsuge vaimud läbi, kas nad on Jumalast, sest palju valeprohveteid on läinud välja maailma. Kahjuks tuleb tunnistada ka seda, et väga palju valeprohveteid liigub kirikutes ja üldse kristlaste seas ringi. Ja kurb tõsiasi on ka see, et kirikud, kogudused toovad väljast poolt Eestit siia sisse veidraid õpetusi ja veidraid niinimetatud apostleid ja valeprohveteid. Nii et olge hoiatatud ka selles osas, et ei ole kristlased midagi nii puhtad ja pühad ja võib ka nendele visata mõned kivid sinna kapsaaeda. Olge väga õnnistatud ja minu siiras soovitus igale selle video vaatajale. Tehke oma elu korda. Laske ennast lepitada oma taevase isaga, Jahvega, ehk Jumala nimi on Jahve, kes on siis ühtlasi kogu universumi looja, kogu maailmade looja siis võib-olla on õigem, kogu looduse looja ja inimeste looja samuti. Nii et kohtume järgmises videos ja olge väga õnnistatud ja ärge tehke rumalusi.